kell on 7:39. Meie lähme nüüd ja võtame vidriku peale ja viime ta lennujaama. Aga me saime kurva uudise ka täna hommikul. Või noh, nii ja naa. Aga et nakatumiskordaja on siin tõusnud. See on nüüd 160, midagi. Ja peame Eestis kahjuks jääma isolatsiooni. Muidu siin oli see nakatumiskordaja ikka alla 150, et siis ei oleks pidanud nagu isolatsiooni jäämagi. Aga läks nii. Aga me oleme ikkagi rõõmsad edasi ja... Aga vaata, siin tehti kõik lahti jälle. Jah, Hispaanias tehti just kõik lahti. Piiranguid nagu leevendati ja kohe läks hulluks. Et noh, selles mõttes tõusis. Aga hiljem näeme. Tšau! Tšau, Siga! Tšau! Läks teile? Jaa. No hei jälle. Nüüd on jooksutrenn tehtud siin Tenias. Oleme siin samas, kus me eelmine kord olime. Meil tuli kokku 19 kilomeetrit. Mul tuli 17. Jah. Mul pillid käe peal. Jah. Kas näeb siit või ei näe, aga sinu jaoks on laager läbi. Põhimõtteliselt pead hakkama käista ja pika hakiga sõitma ja... Tore, et siin just mingid 20-kraadised päevad tulevad. Ja homme on pikk trenn ka. Ei ole homme. Ei ole homme. Homme puhkepäev. Täna on laupäev. Ei ole, täna on reede. Täna on reede, jah. Olgu. Vabandust. Mul on päevad siin ikkagi sassis. Nagu ikka, nagu laagraatus peale. Aga muidu tegelikult oli täitsa mõnus. Aga oli jälle, mul täpselt sama asi. Jooksin sinna poole kiiremini, tagasi jooksin 5 sekki või 10 sekki aeglasemalt. Palav oli. Palav oli, jah. 20 kraadi, päike, pilvi pole. No, ma ei tea, Karmen näitas mul 28 käe peal. Päikse käes. Et täitsa okei. Nüüd tuleb siis venitada ja siis otsime juua. Külma joogi otsime ja siis me sõidame koju. Tai. Hüssa. Nii hea. No nii. Puhkepäev jälle. Ja siis tegime siin niimoodi, et mõlemad saaks õues olla. Et panime varikatuse, panime peale, et mulle väga... Kristo koht, minu koht. Mulle väga päike ei meeldi. Aga Kristo oli tubli. Ta oli mingi 40 minutit vähemalt päikse käest täna. 50 minutit olin ikka. Ja. Vot. Ta tavaliselt ei päevita üldse. Mulle päike ei meeldi, jah. Käib ainult särgiga ja... Aga täna lasin natuke päikest ligi. Vot nii. Esitasin talle challenge'i. Et nüüd pakime asjad kokku veits ja lähme vaatame siis veits sinna... Mere äärde, Havenasse või mis asi see oli? Havea. Igatahes on aeg natukene suveniire osta ja toiduvarud vajavad ka täiendamist. Ja. Aga täna on veel plaanis minna sinna üles meie basseini lõpuks esimest ja võib-olla ka viimast korda ujuma, sellepärast et ujulad on täna kinni. Kuni esmaspäevani on kinni. Sest et suur reede ja... Testi, et saaks ära siit. Jah, sõbrad, kes eile läksid, need siis lükati järgmise lennu peale ja saadeti kõik testima. Et mitte mingil juhul ei pääse sa kuskile lennukisse ilma koroonatestita. Vot. No vaatame, millal nüüd see koroona üles viskab siis. Pidupäev, kõik on väljas.
eile oli ka mega palju seltskondi igal pool, kõik pidutsesid või läksid peole. Rahvas on väljas, naudib sooja ilma. Mis võtame? Milkshake'i. Milkshake'i. Noh, milkshake või? Milkshake, jah. Kuidas sa jood seda nüüd, kui on mingi auk seal vaskis või? Niimoodi. Mis sa teed üldse? Mis ma teen? Ma hakkan ujuma. See on see, et jooksed ka kaugele saad, siis see Tõmbab tagasi. Tõmbab tagasi siin. Natuke aega ikka saad vast. Kinni jäi. Täiega külma. Ei ole normaalne. Mul läks heaks. Mul ei läinud. Aga sul ei ole aeg möödas ka, noh. 5 minutit. Ma olen juba siin 16-17 minutit olen juba vees ujunud siin. Mul on juba... No jaa, aga mul on soe juba. Uju nüüd. See ongi esimene märk, et sul keha on alajahtunud. Hakka. Davai, uju nüüd. Proovisin ujuda. Mina sain ujuda, Netel hakkas väga külm. Ma lähen nüüd välja. Aga ta läheb välja nüüd. Aga selline bassein on. Ja sellise fantastilise vaatega. Et täitsa mõnus. No nii. Täna on pühapäev ja meil on plaanis 4 tundi ja 30 minutit sõita. Kui pikk rada on? 106 kilomeetrit. 4.15 näitab aeg. Et siis... Saab pärast peale tiirutada, kui aega üle jääb. Ot, aga davai, me siis lähme. Tead, mis jahe oli? Ütlen niimoodi, et saime sõita ära niuke 2.50 saime ära sõita, siis hakkas sadama. No algul meil oli üldse teine ring plaanitud ja siis nägime tumedaid vihmapilvi seal, kuhu meil oli vaja minna. Ja siis me otsustasime, et me pöörame siis ümber ja sõitsime hoopis teises suunas. Aga siis... Muidu me oleks saanud mingi poole tunni peal juba märjaks ja oleks väga hea olnud. Aga jah, see 3 tundi saime normaalselt ja siis tuli ka paduvihm ja maa oli märg ja ujutas seal ja Kristo porimista rattat lendas kõik mulle peale ja tuju oli super ja ei, tegelikult me suhtsime ikkagi, saime trenni tehtud 4.30. Ja nüüd lõpus hakkas jälle tibutama. Nüüd hakkas jälle sadama siin. No nii, kell on juba 7 õhtul. Mina tegin vahepeal mingi 3 tundi tööd. Sõime, käisime pesemas. Teises järjekorras muidugi, täiesti vastupidises järjekorras. Aga mis sa tegid? Ma abisin rattara, vaatasin telekat. Miks ta ei leia?
kohe trenn algab alati selle tõusuga siin. Ja siis saab laskuda niuke 2 kilomeetrit. Vahepeal rohkem isegi. Sõltub kuhu poole lähme. Rutiini. Jah. Me ei teinud samad ringi nagu alati. Avastasime siinset piirkonda veel. Siinseid matkaradu. Matkaradu. Nüüd on ikka. Täna on esmaspäev, kell on 10 läbi ja me lähme jooksma. Täna on siis plaanis Mäkke lõigud 40 minuti jooksul ja 700 meetrit tõusu. Vot, vaatame palju lõike saab teha. Jooksma! No nii, Anette. Tehtud. Tehtud, jah? Kuidas läks siis? Hästi. Tagasiside? Mulle tundub, et ma olen natuke kiiremaks saanud. Tunnen hea. Kuidas sul läks? Minul algus oli esimene see Mäkke oli suhteliselt raske. Mõtlesin, et mis nüüd, kas nii hakkabki olema, et mul on raske. Aga siis, ma ei tea, tegin selle esimese ära ja siis oli kadunud see raskus. Teised ja kõik need 3., 4., 5., 6., kõik need läksid nagu superluksilt, et kõik oli ju hea. Viimane oli eriti kiire. Aga tehtud. Juhu. Nüüd ootab siis ees väike lõunapuhkus. Ja siis õhtul on jälle meil see traditsiooniline Jeesus Pobre rattasõit ja siis on üke peale. Aga me mõtlesime seda, et kui me nagu nüüd tugevaks ei saa selle ükkega siin, siis ma ei tea, Super! Tere! Me oleme ujumas jälle, nagu nägite. Näed, haid näete siin. Et täna on jälle meil puhkepäev. Lõpetasime ujumise ära. Tahtsi ka midagi öelda või? Tšau! Aga tegime oma 2 kilti ära ja jälle ja 2,5 ma. 2,5. Tegin 200.
nii et mul oli täna mingi minek. jah, sa kiudsid kogu aeg eest ära muidu. Mis teed? See on õuna. Muidugi vlogime siis, kui juba kook otsa saab. Aga tuli mõte, et puhkepäev ja pole midagi teha ja lähme kooku sööma. Mis me kodus ikka istume ja... Hei! No täna on siis kolmapäev ja viimased 2 päeva. me läheme nüüd jooksma, meil on fartlak jooks tund aega ja siis on sulghüpped ja siis me lähme COVID testima. Ja õhtul on meil plaanis ratas ja üke. No, sul tuli täna pikem ring või? Ei, mul tuli 11 kilomeetrit. See oligi pikem ju. Jah. Oi, vaata, kutsu! Piki teerada oli ja siis... Ma nägin jänest. Ja siis... Sa loomi ei näinud või? 2 koera nägin. Aga need olid omanikuga. Mul oli nii nunnu jänku. Hüppas üle tee. Fluffy. Testing. Testing, 1, 2, 3. Me läheme nüüd COVID testima. Vaat, sinna olemegi teel. Vihma sajab 12 kraadi. Vihmaga läheb siin kohe nii külmaks ilme. Aga läheme siis nina surkima. Vorsti järjekorda. Jaa, talongid on olemas ja võtame süüa. Olgu. Ei, tegelikult see on testimisjärjekord. Igaks juhuks hoiame kaugemale, mine tea, võib-olla mõni on positiivne siin. Mõni on sümptomitega äkki. Nii, käisime testimas ära siis. Ootasime järjekorras 40 minutit. Aga lõpuks saime tehtud selle asja. Päris rõve oli, nagu ikka. Jaa, päris rõve oli ikka, aga kõige sõbralikum tädi üldse. Kes on teinud üldse, jah. Ta oli mingi... Kristo! Okei! Tere! Kanad ja eesel! Joo! Oled nii nunnu! Kuidas sul läheb? Tonki! Kuna väljas sajab vihma, on tuuline ja tajutav temperatuur on tajutav temperatuur on 8, siis tuli vastu otsus, et rattaga sõitma me täna ei lähegi. Et homme ootab meid ees 4-tunnine rattasõit ja sellest peab siis piisama laagri lõpetuseks, aga täna lähme me siis hoopis teist korda jooksma enne üket. Vot. Mis keedad siin? Suppi või? Pasta carbonara on siin. Pasta sai just valmis, varsti saavad makaronid ka, siis saab kokku segada. Hommik! Kätte on jõudnud siis viimane päev. Viimane tõsine treeningpäev. Ja tõsine päev ka üldse siin. Üldse viimane päev. Homme lähme lennuki peale. Jep. Kahjuks. Aga noh, siin ajavad ilmad koledaks, peab kõik ära minna küll. Jep. Hei.
No, mis teed? Vaatan poisse ja söön. Sealt tuleb veel 2 tükki. Mingi kontrollis või? No räägi, Anette. Viimast korda seda tõusu. Ongi lihtsam kui esimene kord. No nii, viimane rattarin tehtud. Purgis, ütleme niimoodi siis. Purgis. Timmu oli. Kõik oli timps. Timps, noh. Nüüd ta läks juba päris soojaks väljas. Karmin näitas mingi 22 kraadi seal all. No jaa, aga see on nüüd mul nagu 21 praegu. No võt. Siukse super ilma saime viimaseks päevaks. Jep. Nüüd veel jooks ja siis üke ja asjad kokku pakkida kokku ja süüa ja jälle sul süüa, mis sul söögiga on? No nii, käes on siis viimane jooks ka meil siin. Pundiga siis osad tulid siia, osad me läheme siis Anetega ära. Nii et siis mere äärde. Kui jooksu oleme ära teinud, siis on meil plaanis ükendiga koos teha ja siis lähme koju edasi pakkima, et põhimõtteliselt peaaegu on vaja lihtsalt vaba ja riided ja need muud trennid, jooksuliided ma sealt veel kotti ja siis on kott koos. No lepitage kaamerasse. No nii, võtmed üle antud ja liigume lennujaama poole. Öösel kumbki väga magada ei saanud miskipärast. Ei tea, mis värk oli, ärevus võib-olla. Ja, mina ärkasin. Alateadlikult. Ja, mina ärkasin kell 5 üles. Väike swap. Ja, aga vaadake, siin peal on kirjas gaas. Aga tegelikult on see diisel. Ei saa aru. Kus on loogika? No vahe update siis. Mis siis juhtus meil? Juhtus see, et tegime siis testi ära, aga 2 tundi liiga vara. 2 tundi tegime liiga vara. Et me tegime siin siis 12:45 testi ja me jõuame Frankfurti siis 3 paiku, peale 3, ehk siis põhimõtteliselt 2 tundi tegime liiga vara testi, et nüüd me siis pidime tegema uuesti testi, kiirtesti ja mis oli nagu rapkallis, nii et no, ja nüüd me ootame siis testi tulemust lennujaamas. Jõudsime tagasi siia. Et väike šokk oli meil. Natuke stressi ka siia päeva. Muidu oleks ju igav. Teeme siis update'i, et siis... Ühesõnaga, Kristol tuli kohe seal haiglas olles, tuli sõnum ja tuli ka e-mail, et tal on aeg pandud testimiseks. Minule neid ei tulnud. Juba siis oli nagu veider, aga mõtlesime, et mis seal ikka. Ta on äkki ühe alla. Ja äkki lähevad ühe alla. Ja siis lennujaama tagasi ja saime vidrikult teada, et umbes tunnike võib minna nagu, et vastust saada. Ja siis me ootasime, Kristol tuli tulemus ilusti ära. 40 minutiga tuli. Ja minul ei tule ja ei tule. Siis ma mõtlesin, et okei, et aeg on juba nagu käes, et varsti me lihtsalt ei pääse enam väravatest läbi. Ja helistasin siis sinna haiglaliinile, telefonile
ja siis seal see naine ütles mulle, et teile on pandud aeg alles nagu Kristost siis pool tundi hiljem, et minu tulemus peaks ka tulema pool tundi hiljem siis Kristost. Siis ma mõtlesin, no pagan on ju, et ei saa lihtsalt enam läbi siin see kell, kui minu tulemus tuleb. Ja siis nad õnneks tulid nagu meile vastu ja lasid meid ikkagi väravatest läbi, et me saime lennujaama sisse oma gate'i juurde minna. Ja siis seal ka veel vaatan, refreshin ei tule. Ma kusjuures telefonitsi küsisin ka sellelt töötajalt, et kas mu meili aadress on ikka õige, et kas ta saab üle kontrollida. Ei, teil on kõik õigesti pandud, ja. Ja siis me õnneks saime tema käest ühe teise lehekülje, haigla lehekülje, kus saab ka testi tulemusi näha. Ja sinna siis lõpuks nagu napilt, enne kui nagu värav kinni pandi. Last call oli juba. Siis sinna lehele tuli minu testi tulemus. Ja emaili aadress ja kõik olid täiesti valed. No oleks sina klaviatuur lihtsalt kukkunud. Et see on ikka väga veider oli see. Noh, head lõunasööki. Aitäh. Kinoa salat kanaga. Kui on 4 tundi on lennukini aega, mida teeb Anette? Hakkas voltima paberitest lille. Siit peaks lind tulema. Lind. Jah, kohvrid jõudsid ka ole. No nii, Eestis tuleb ikka uus suve maitse ka ära testida. Esimene asi, tanklasse Red Bulli. Jaa, mõnus. Ilmana jääkudikutega üks teema. Aga olgu, võtame kokku siis selle asja laagri. Jah, me nüüd jõudsime Eestisse. Müüsime mu maanterattamaa. Laager sai läbi, nüüd ei ole vaja enam sõita. Tegelikult ma arvan, et me vlogime oma elukest veel edasi kunagi. Muidu laager läks hästi meil. Mingid kokkumisi, rehvipurunemisi ei olnud. Sai oma trennid kõik ära tehtud, nagu vaja oli. Ülihea laager oli tegelikult, et mul on ainult positiivsed emotsioonid. Ainult üks rattatrenn tuli meil asendada jooksuga, kõik ülejäänud trennid läksid plaanipäraselt. Et see oli siis vihmapäev meil. Vihm mängis minkat meile. Aga näed, Eestis tervitab meid natuke päike ka. Tehtud! Davai! Luisuliia tehtud. 1, 2, 3, tšau!